Aga noh, mis teha? Meil on igasuguse inimesi. Mõni panna süüa, teine lohistab. Ja me tea ju kõik asju, mis üldse ilmas tehakse. Ja, aga kui te seda videot nägite, kuidas see puudutas teid see koera video? Kuidas veel? Vaatas, mu suu jäi kohe lahti, et suksed jälle poole arvuga inimesi on. No kui sa ei saa, kui ta on paks ja jälle ei jaksa kõndida, no mida sa üldse lähetagi jalgsi? Vaata siis kuskilt mingi autovee asi, kuule, vait olge! Jälle autovee asi ja palu abi ja sind aidatakse kuskil minna, aga siis seda muidu mitmed meetrid mööda uulitsed. Kellel süda on õige koha peal, see tuleb ju kohe asja vaatama. Aga õnneks asi on nüüd ära tehtud ja loom on oma koha peal. Ja ma ei tea, ma pole eluaeg seda poolt olnud, et loomi niimoodi, udu aga omal tuleks ka seda moraali pidada. Seda moodi, rasva aetakse. Kõigepealt on ta liigesed ja nii hakkab minema. Sa oled sukse loomaga, siis jälle uulitsed pidi, mis ise kõndida ei saa. See on nagu inimenegi. Vaatan mingi auto või käru või mida iganes ja läinud siis sellega. Aga mis te sellest arvate, et see teema üle kuu aja vältas, et naiselt koer ära ei võetud, et muid kui lohistas? Vaata, see oli vale. Seda oleks pidanud kohe räts tegema. Ma oleks selle kohe niimoodi tahtnud. Ja mida kauem ta seal, seda hullemaks asi läks ju. Ja nüüd siis tehti ära. Suksed asjad võtnud väga pikalt aega. Kui ma Eiki Valnurega rääkisin Triinu pärast, siis ta ütles, et ta ei saa ka nendest inimestest aru. Ma ütlesin, ma ka ei saa aru, mis inimesed üldse suksed on. No mida sa rallid selle loomaga, kui sa ei saa loomaga hakkama? Aga see, et tal oli enne 2 koera ära surnud, kas arvate, et sellisel inimesel üldse võiks lubada uut koera võtta? Ei. Jälle, kõik ei ole looma inimesed. See, kes ikka südamega asja juures on, vaat see on looma inimene. Aga nii muu seas visatakse nagu lumepalli, see ei ole muu meelest asi. Kui ma tunnen, et ma ei suuda sellega tegeleda selle asjaga, siis ma seda ei tee ka. Miks ma risti kaela võtan? Aga mul koer. Mida sa sellega näidata tahad?